Meelis Rooba, väga ilus algus tänasele mängule, kahjuks lõpptulemus on kaotus. Millised on esimesed mõtted pärast tänast mängu? No tänases mängus peab ikkagi see reegel paika, kui ise ei löö, siis lüüakse sulle, nii et peale 1-0 oli kohe nagu 1-1 moment ja ei löödud sisse ära, et oleks pidanud 2-0 lööma, et ma arvan, see oleks võinud nagu mängus otsustavaks saada, aga kuna ära ei löönud ja noh, ütleme kuni teise poole keskpaigani suutsime tegelikult ju korralikku mängu mängida, kuni noh, ütleme kaitse eksis nagu või kaitse ja värava ei ebakõla ja vastased said nagu lihtsa värava ja see tegelikult tõmbas meie, ütleme nagu noh, niisuguse nagu mängutempo alla või mängutuju alla natukene ja eks see sai nagu täna määraks. Samas seal 1-1 pealt oli mängida päris kõvasti veel ligi pool tundi, et kas mehed võib-olla tormasid seal liiga usinasti rünnakule? Jah, et teine värav tuli ju kohe peaaegu otsa, nii et vasak kaitse pani nagu suurel kiirusel ette ja ta ei saanud palli ja vastased võitsid vahelt ära ja lükkasid meile äärde, kus meie kaitsed polnud enam ja tuligi teine värav, nii et jah, nagu väga niisugune, ütleme, rumal situatsioon meie poolt nagu. Kas meeskond oli täna natukene väsinud ka, et oli ju alles laupäeval kõva võitlus Nõmme Kalju vastu? Ma arvan, nagu noh, ikka nädala sees mängud on meie jaoks rasked, kui töölt tuled ja peale seda pead mängima hakkama veel, noh. Aga noh, seda ma arvan, ei saa täna mängus nagu probleemiks tuua või vabanduseks nagu. Lõpetuseks nüüd Narvaga läks vahe suureks 7 punkti peale, ilmselt igasugused lootused 5. tõusta on nüüd kadunud, et kuidas nüüd veel viimasele 4 mängule vastu minna? Ei no tuleb iga mäng nagu eraldi võtta ikkagi, et tugevad vastased on veel jäänud ja nii, et laupäeval juba Sillamäe samamoodi nagu ütleme hea vastane, kellega tuleb võrdselt mängida ja tuleb uskuda, et võidame ikka need mängud.